ma kutsungi siia meie esimese vestlusringi osalised ja teeks niimoodi, et ma kõigepealt lükkan selle vestluse käima pool tunnikest ja siis avan küsimusteks vooru, et natuke seedime seda, mis me just kuulsime. Kahte äärmuslikumat lähenemist kultuurile ilmselt siia algusest on raske leida, aga eks see oli ka eesmärk. Ehk siis, et ma palun siia meie esimese vestlusringi osalised, ma lülitan mikrofoni sisse välja igal pool. Et palun siia uue kunstijoone juhi, Daniel Raudsepa. Nii, vahepeal hakkan tööle. Siis korüfee Priit Pärna. Ja kirjaniku Armin Kõõmäe. Ei ole vajagi. Nii, aga mõtlesin, et kuna see juba ka Rein Väng alustas selle tegutsemisvormiga, et enne kui me hakkame vestlema, teen ühe sellise gallupi küsitluse, et palun andke käega märku, kes teist saavad oma põhisissetuleku kas mõnelt riigiasutuselt, sihtasutuselt või MTÜ-lt. Aitäh. Ja nüüd andke palun käega märku, kes teist on mõne osaühingu osanik. Nii, väga hea. Ehk siis, et praegu ikkagi ma vaatasin, et üks 15% inimesi on juba osaühingutega tegutsemas, et see on natuke nagu ka üks meie nagu lähte küsimus siia esimesse diskussiooni, et kuidas loovisikuna kõige mõistlikum on tegutseda, et ühelt poolt ju tegelikult lähenemisi on kahetisi, et võib kirjuda olemasolevat süsteemi ja nõuda, et kõik oleks nii kui vanasti, või teine võimalus on leppida sellega, et meil on olnud liberaalne valitsus üle 10 aasta ja loomamajandus on tõusnud kultuurpoliitika lipulaevaks ja otsida parimaid tegutsemisviise siis antud olukordades. Ma küsingi öelnud teilt, et kuidas teil tundub, et kas te tunnetate seda, et need traditsiooniliselt loovisikuna tegutsemise vormid on muutunud ja kuidas teie suhtumine sellesse on? Äkki Daniel, sina alustad, sina osaühingust Visible Solutions. Mina olen ka osaühingust Visible Solutions ja mu tegutsemine seal küll peatatud praegu. Aga Eesti on väga ettevõtlussõbralik riik, nii et selles suhtes ma ei näe nüüd väga suurt probleemi, eks ju, või ma ei näe väga suurt probleemi selles juriidilises staatuses, et suhteliselt kerge on saada endale FIE staatust, väga lihtne on luua osaühing. Et selle staatusega minu meelest väga suuri probleeme ei ole, eks ju. Nüüd on tekkinud meile juurde loovisikute seadus, mis vajab küll mõningast remonti, eks ju, ilmselt, et aga asi liigub õiges suunas, ehk siis ka sotsiaalsed garantiid arvutatakse jooksvalt välja vastavalt maksulaekumistele, et ütleme selle mehaanika mulle tundub nagu selles valdkonnas, et kui vaadata nagu tegutsemisvõimalusi mingi äriühinguna, siis on tõesti väga lihtne teha. Mingit probleemi, osaühingu asutamine võtab aega veerand tundi maksimaalselt või midagi siukest. Et väga lihtne. Vaadates asja nagu teist poolt, eks ju seesama, et kust kohast see raha peaks tulema, siis ja millised tegutsemisvormid võiksid olla, siis üks tegutsemisvorm, mida ma näen, mida on Eestis võiks arendada või minu meelest peaks arendama jõuliselt, on selline tegutsemisvorm, mida nimetatakse stipendiaadiks. Lõpetaksin siinkohal selle vastus. Mis oleks need traditsioonilised tegutsemisviisid? No eks ma vist appelleerin sellele, et tegelikult veel ka 10 aastat tagasi ei olnud ka Kultuurkapital väga aldis andma toetusi näiteks osaühingutele, vaid ikkagi eelistati ja eeldati, et tegutsetakse kas mittetulundusühinguna või siis ei olnud ka tegelikult väga palju sihtasutusi. Et tulu mitteteenivates vormides. Kas siin ei ole mingi vastuolu, kui me räägime nagu loomemajandusest? Majandus on, ei hakka defineerima, ma arvan, et kõik saavad umbes aru, mis on majandus. Aga kui see majandus seisneb nagu selles, et kust kuidagi raha kätte saada, kas ikka on päris majandus?
ootaks hea meelega teie vastust kohe sellele. No minu arust see on nagu raha küsimine, mitte majandus. Armin. Ma ei oska vormi kohta midagi eriti juurde lisada, aga mulle tundub, et kultuuris tegelikult on nagu spordiski, et kuskil päris tipus majandad ennast ise ära, aga et selleks, et sinna tippu inimesed jõuaksid, tuleb päris palju neid toetada, et ma kujutan ette, et näiteks Kivirähk majandab ennast ise ära või Kaido Ole majandab ennast ise ära, Arvo Pärt majandab ennast ise ära, neid nimesid on küll ja küll ja küll. Aga kas on nüüd kasutada FIE-sid või osaühinguid kuidagi, ma ei tea, kui oluline küsimus see on. Aga kui me nagu püüaksime nii-öelda praegust ühe sellise kunstniku loomekaare justkui siin ära kirjeldada, et kuidas on kõige mõistlikum alustada, eks ole, kuhu siis edasi minna ja kuni selleni välja siis, kui sa, eks ole, oled Kaido Ole. Et siis lihtsalt, et nii-öelda vaadata, millised olemasolevad võimalused on. Et siis Rein Lang, eks ole, väites, et iga inimese unistus, loomeinimese unistus on saada tööle riigiasutusse või siis vähemalt riigiasutatud sihtasutusse, et või vähemalt kus on nagu kindel tegevustoetusest tulev palgafond. Samas ma arvan, et enamik mist on alustanud pigem Kultuurkapitali väikeste toetustega ja siis edasi liikunud, et kui te lihtsalt nagu vaatate selle olemasolevale rahastamisvõimaluste süsteemile, et siis oletame, et teie nõuanne nii-öelda alustavale loovisikule, kuidas alustada? Omast kogemusest, et me lõime Visible Solutions nimelise ettevõtte üsna alguses kohe, kui me siis Kunstiakadeemiast nii-öelda välja astusime. Aga ja osaühinguna tegutsemine annab teatud võimalusi kahtlemata, et mingisuguseid asju on lihtsam ajada, sul on suurte projektide puhul, ütleme, rahavoogusid võib-olla teatud juhtudel mugavam hallata, kui sa oled piisavalt oskuslik tegutseja selles valdkonnas. Ja ka aruandlus on vahel võib-olla mõnevõrra lihtsam. Et jah, et see on täiesti võimalik vorm. Nüüd, kui vaadata seda, et mida need toetused teevad, või mida nüüd minu hinnangul nüüd, ütleme, Kultuurkapitali üle on, ma arvan, meil kõigil siin väga hea meel, et ta on olemas ja on olemas selline demokraatlik rahajagamismehhanism, suhteliselt demokraatlik, eksperdid otsustavad, eks. Siis üks asi, mida see teeb, on tegelikult see, et ta vabastab selle looja või ideaalis võiks vabastada selle looja vähemalt mingisuguseks ajaks sellest nähtamatu käe hellast haardest, nimetame seda siis niimoodi, ehk siis turusunnist. Ükskõik, kas see on siis tööjõuturusund ehk tarve müüa oma aega, siis ma ei tea, mina olen teinud pikka aega loovjuhi tööd näiteks mingis ettevõtlusvormis või siis tarve müüa oma teoseid, vaid see looja saabki siis keskenduda nende teoste loomisele, sellele loomingule ja tänu sellele me võib-olla jõuame siis olukorrani, või tänu sellele on meil siis need teed, eks ju, mida mööda me ise ei käi, mida nii kujundlikult kirjeldas Tõnu Viik. Ja siis tarve müüa oma teosid, et see oleks nagu niisugune sekundaarne või seda üldse ei oleks vaja? Ma arvan, et see ei ole sekundaarne, aga ma arvan, et ja see on täiesti loomulik, et kunstiturg ja turg kui selline eksisteerib. Nüüd on see, eks ju, et milline on see lähtekoht selle teose loomisel. Et ma arvan, et väga suur osa või väga arvestatud tükk kultuuri on selline, mida ei ole väga hästi võimalik müüa. Eriti hästi pädeb see kunstivaldkonnas, sellepärast et kunstivaldkond on ka ajalooliselt natukene kummaliselt arenenud, võib öelda. Kui vaadata seda kaasaegset kunsti, eks ju, siis suur osa sellest ei ole sobilik turule juba eos. Seda ei olegi mõtet üritada müüa. Ehk siis näiteks, kui me vaatame Veneetsia Biennaali või mingisuguseid suuri sündmusi, kunstisündmusi, siis pigem nad sarnanevad etenduskunstiga. Ehk siis inimesed tulevad sinna, saavad selle kunstilise elamuse ja lahkuvad. Ja probleem on siin selles, eks, et kogu süsteem töötab endiselt sellel alusel, et kusagil tekib see hetk, millal see kunstnik selle teose maha müüb. Ma
võin kinnitada, et noh, väga niimoodi tuntud ja biennaalidel käivad kunstnikud sageli ei müü oma teoseid, neid ei osteta. Ja ma oleksin suhteliselt üllatunud, kui mõni Eesti kunstikollektsionäär tuleks ja sooviks Visible Solutionsi viimased teose ära osta. Küsiksin, et kas sul on ikka kõik päris korras. See teos ei ole tehtud müügiks, ta on tehtud kogemiseks. Arvid Taat. Ja su küsimus oli see, et milline võiks olla soovitus noorele kunstnikule, et mina julgeks soovitada osa oma loovusest panna turundusse, et mitte häbeneda seda. Ma arvan, et see on liiga kardinaalne selline suhtumine, eriti meie väikeses kultuuriruumis ja väga väikesel kultuuriturul. Et ma tegelen ainult kunstiga, mis sellest edasi saab, pole minu asi. Et ma mäletan, kunagi ühes kohvikus kohtusin ühe teise ärimehega, kes ütles, et ma olen kirjanik, et ma olen ettevõtja ka. Ja siis ta küsis, et miks sa kirjutama hakkasid? Ma ütlesin, et noh, ma ei tea, mulle tundus, et ma ei suuda oma seda loovust kuidagi liiga palju ärisse panna. Siis tema ütles, et tema tegeles kinnisvaraga, ütles, et aga tema näeb kinnisvaras nagu puhast loomingut. Ja raske vastu vaielda, ajab naerma, eks ole, aga tema jaoks on see looming ja loomingulisus. Nii et ma mõtlen, et miks ka kunstnik ei võiks siis osa oma loomingulisusest realiseerida oma kunsti turundusse. Ma ei ütle, et ta peaks kõik teosed tegema sellised, mis nagu müüvad. Aga miks mitte võtta selline positsioon, et ma tahan teha midagi sellist, mida nagu keegi kunagi ei osta, aga selleks, et ma saaksin seda teha, ennast ära majandada, ma võin teha ka midagi sellist, mida tegelikult on võimalik müüa, mis ei pea olema nii surmtõsine ja nii edasi. Et see oleks minu soovitus. Härra Priitpärin, kuidas te reageerite? Ma arvan, et see päris nii ei ole vist, sest et ütleme, kui ma olen maalija, ma ei ole maalija, eks ole. Et ma nagu ühe päeva maalin siukest, nagu ma tahan ja siis ma maalin see, mis müüb. Tähendab, niimoodi võiks, ütleme, alustada, aga ma kardan, et see on libe tee, tähendab, sest ühel hetkel mul küsitakse ainult seda luigega pilti. Ja kui ma näitan midagi muud, siis ma ei ole see, kes on oma nime teinud. Ma arvan, see sama asi on, ütleme, galeriidega töötades. Galerii, kui ta panustab minu peale, eks ole, ta teab, et mina olen see, kes võt seda diagonaalset musteristi valgel taustal teeb. Ja kui ma olen seda 15 aastat teinud ja mulle hästi makstakse, tähendab, galerii on sinna pannud oma nagu energia, oma rahad sinna taha, siis kindlasti teha mitte diagonaalset risti, see ei lähe mul läbi. Nii et need asjad on võib-olla tunduvad keerulisemad, kui nad algul paistavad. Ma kohe vastan Priidule, et ma tean mitu tippkunstnikku Eestis, kes on nõus nii-öelda painduma, aga ütled, ära kellelegi räägi, et ma sulle seda tegin. Aga sellega teenitakse raha ja keegi ei ütle pärast, et kuule, et mine tema juurde, et tema teeb sulle täpselt sellise kollase luige, eks ole, et see ei ole nii hull minu juures. Ei, ma ei sõdi selle vastu, sest tegelikult kui on nüüd valida, et kas ma, tähendab, minu pilti keegi ei osta ja ma töötan, ütleme, hauakaevajana või ma siis natukene ennast niimoodi surun alla ja maalin midagi siukest, mida ma hea meelega maaliks. Ja need küsimus on selles, et kas ma suudan tagasi tulla selle juurde, mida ma tahtsin teha või see tähendab see nii-öelda turg, see neerab mind alla. Peab olema tugev. Jah, aga siis on muidugi turg, eks ole, sest kõik need, miks ma hakkasin kohe nagu selle majanduse vastu sõrgu ajama, sest nüüd teie ühingu jutust tuli välja, et tegelikult see ühing on ikkagi osav raha küsida ja siis nende rahavoogude kas siis omavahel jaotaja või nii edasi ja üks aitab teisel paberit teha, tähendab. Aga nojah, võib-olla see on ka omamoodi majandus, aga kas ta nüüd, ütleme, kunstimajandus on? No selles mõttes, et kui vaadata, mis juhtub Kulka toetustega, siis ma kommenteeriks lihtsalt, et ma olen seda analüüsi teinud ka oma projektide puhul, et kuhu see raha läheb. Et väga vähe on neid projekte, mis panevad, on olemas maailmas üksikud tuntud kunstiprojektid, mis on seisnenud selles, et on võetud toetus ja pandud see nii-öelda seisma. Näiteks öeldud, et tehtud aktsiaselts väga suure kapitaliga, öeldud, et see raha seisab ja see ongi kunstiprojekt. Üldiselt see läheb siseriiklikult tarbimisse otse.
nagu väga kiiresti selles mõttes, et see läheb siseriiklikku tarbimisse Eestis siin. Ehk siis see raha ei kao kuhugi ära, et see ei ole lihtsalt niisama kadunud või kulunud raha. Selles mõttes on tegemist kindlasti majandusnähtusega igal juhul. Et ta ei haihtu kuhugi. Nüüd on see, et milline, eks ju, kui me räägime majandusest, et kas tekib siis mingisugune lisaväärtus, et milline see lisaväärtus on. Ja siin ongi minu väide, et ma olen Arminiga nõus tegelikult või tead, ma olen teie mõlemiga nõus, et on vaja mõlemat varianti. Ehk siis sellised tugistruktuurid nagu on Kultuurkapital või minu pärast kas või Norden võimaldavad meil seda, et teatud siis nii-öelda ekspertide poolt välja valitud loojatel on võimalus tõepoolest sellest turusurvest mingisuguseks ajaks vabaneda. See tavaliselt ei ole igavesti. Hea stipendiumine kestus on võib-olla 3 aastat kusagil. Ja sellel ajal siis luua. Aga samas on vaja ka täiesti toimivad seda mehhanismi, et mis tagakski kunstimüügi, et meil oleks galeriid huvilised, et kunsti ostmine oleks prestiižne. See on maailma kõige loomulikum asi ja see on üks asi, millega ma tahan kunstijoone juhina kindlasti tegeleda. Aga ma arvan, et on vaja mõlemat kindlasti. See rahakraan on ikkagi riigi küljes, eks ole, esialgne rahakraan. Mina olen osaühingus Eesti Joonisfilm, tähendab, kui meil ei oleks riiklikku toetust, siis võib-olla peaks kohe kinni panema, võib-olla mitte, aga siis me teeksime ainult reklaamid, teeksime võib-olla mingid lasteasju, ka neid ei saa ilma selle põhitoetuseta. See, mis Eesti riigis on siiamaani päris hästi toiminud, ütleme suured maad nagu Itaalia või Hispaania, kus on tegelikult animofilmi tööstus. Nad toodavad pikki filme, aga neil praktiliselt puudub süsteem. Kui koolist tulevad, neil on koolid, kooli ära tähendab see, et toetada lühifilmi kui omaette kunstivormi. See süsteem neil puudub ja need maad on praktiliselt mustad haigud sellel ajal. Eesti on nagu mäed üle. Aga see on mõeldav ainult, et on filminstituud ja on Kulka. Absoluutselt nõus, sama kehtib. Ma arvan, et kui me vaatame ka näiteks, ma ei tea, spordi rahastamist, eks ju, see keegi pidi seda öelda, kindlasti ütlemist. Aga et on vaja alguses panustada selleks, et tekiksid ka need tipud, kes ennast ära majandavad. Ja selleks ongi need toetused väga pädev ja adekvaatne mehhanism, et samamoodi käitutakse ettevõtlusega, eks ju, et kui me räägime sellest, et näiteks mõõdetavusest, siis Riigikontrolli andmetel minu meelest 2007–2013 väljendatud 166 miljonit eurot ettevõtlustoetustena ei ole andnud mõõdetavat efekti, mis ei tähenda, et nad ei oleks andnud efekti, nad kindlasti on andnud efekti, iseküsimus on selles mõõtmises nüüd, eks ju. Et ma arvan, et need toetused on ka kultuurivaldkonnas täiesti nagu vältimatud. Ma ei tea, kas sporditipud majandavad ennast ise. See tähendab, et kui hakkavad suured rahad juba tulema, nende tegevust toetatakse endiselt, nad koguvad seda raha kuskile. Ma ei ole asjad, ma ei tea, kuidas Eestis käivad, aga välismaal kindlasti. No Eestis meil niisugust tippi ei ole tegelikult, kes võiks ennast väga. No Kaia Kanepi ma usun, et majandab vist, aga tal on sponsorid ka, et see on nagu osa majandamisest. Kui sponsorid kukuvad ära, siis. Aga riik, ma ei tea, kui palju tema teda toetab, kas üldse? Vist ei. Kas siin ei ole see sama asi natukene, et kas sportlase puhul, ütleme, kas see raha tuleb nüüd sponsoritel või ta tuleb kultuurkapitalist või kusagilt mujalt. Siin mõlemal juhul ju luuakse teatud tingimused, et see sportlane saaks tegeleda selle spordiga. Et ta ei peaks üritama oma seda sporti müüa nii-öelda või noh. Ei no, sportlane müübki sporti, seal selleks ta olemas on, sest need ei ole päris võrreldavad asjad, sest sportluse puhul saab väga täpselt mõõta. Ei saa öelda, et see kunstnik, et ta on sama, mis oli nagu 3 aastat tagasi, tähendab, et talle raha ei anna. Sportluse puhul see on väga selge, tähendab, kui mingit arengut ei ole, siis milleks seda toetada? Ma ütleks seda, et teatud mõttes Kultuurkapital just ju seda teebki, et ta langetab neid otsuseid on vaja teha, eks ju, rahastamissituatsioonis, et ta vaatab need kunstnike aplikatsioonid läbi
ja langetabki otsused, et teatud kunstnikud saavad raha, teatud kunstnikud ei saa raha. Ja sageli vaadatakse ilmselt ka seda nagu kontekstis ehk siis seda arengut. Selles mõttes on Kulka 4 korda aastas nagu olümpiamängud kultuurivaldkonnale, kus pannakse paika täpselt, kes medalid saavad ja hakkavad saama, nii nagu olümpiavõitjad saavad meil medalitoetust või võidutoetust siis kuni lõpuni, et siis kui vähemalt 3 aastaks on võimalik saada kultuurivaldkonnale. Ma tahtsin korraks, kui me juba turust hakkasime rääkima, tuua sisse mõiste konkurents, mis, eks ole, majandusloogikas tähendab üht asja, aga mida ta võiks tähendada siis nii-öelda kultuurimajanduses või loomamajanduse kontekstis, eriti kui siin taustal on ikkagi, me natuke nagu ikkagi suhtume kuidas seda öelda siis, kahtlevalt sellesse, et kunstnikud ennast aktiivselt turundaks või nii-öelda, et nende ärimudel näiteks oleks ka selline, et ma teen 10 reklaamklippi aastas ja see võimaldab mul finantseerida oma nii-öelda personaalnäitust näiteks. Et mis see konkurents siin, selles mõttes, kui meil ikkagi turg on loomamajanduse mõttes või ka kultuuriväljal on turg selline, mis on pehmelt öeldes solgitud, ta nagu toetustega täis pumbatud. Et siis kas me üldse saame konkurentsist rääkida ja kuidas me saame rääkida konkurentsist? Ega vist ütleme samas mõttes nagu äris ei saa rääkida, sest ja kõigepealt võib-olla kui hakata juba nüanssidest rääkima, siis peaks rääkima, millest me räägime. Kas me räägime kirjandusest, kas me räägime tõsisest muusikast, popmuusikast, maalikunstist või filmist või teatrist. Igaüks räägib vast oma valdkonnast lähtuvalt. Teater ja kino eeldab seda, et seal oleks mitte ainult üks andekas, motiveeritud edasi tegelane, vaid peab olema tootmisbaas, peab olema tehniliselt pädev tiim, kes tähendab, lähevad ühe tegija käest üle teise kätte. Teater on sama. Nüüd kirjanik põhimõtteliselt vajab mingit sissetulekut, et ta elus püsiks. Pereonsus ta vajab rohkem. Maalija vajab ilmselt ka ruumi ja värve, kui ta maalija. Nii et, aga jällegi tagasi sinna, et juba enne sai nagu selgeks, et raha ikkagi tuleb fondidest, kus küsitakse. Nii et sinna läheb ka see konkurents. Konkurents käib raha küsimisel, mitte lõpptulemuste ümber. Mulle tundub, et lisaks sellele, et ütleme, näiteks kirjanikud konkureerivad omavahel või teatrid omavahel, aina võib-olla just kirjanduse poolt vaadates suuremaks mõjuriks on see, et kellega kirjandus kui selline üldse konkureerib, et on ju teada, et lugemine, ilukirjanduse lugemine vist nagu kahaneb sellise, ütleme, kunsti tarbimise liigina, et ju ta siis kaotab kellegile, täpselt ei tea kellele. Kunagi ma käisin ühes koolis rääkimas vist 9. klassi õpilastega ja ma palusin, et nad reastaksid enda jaoks tähtsuse järjekorras kultuuriliigid. Ja esimesele kohale nad panid sellise asja nagu internet. Teisele panid sport ja kolmandale muusika. Ja eks sinna nagu kaotataksegi. Et see konkurents ei ole niimoodi, et Kivirähk võitleb siin Harglaga. Ma arvan, et sellele konkurentsile ei pea üldse tähelepanu pöörama, et mida paremini nad kirjutavad, seda rohkem nad võitlevad pigem nagu selle eest, et mitte endale ainult lugejaid saada, vaid et kirjandusse siis kas neid olemasolevaid lugejaid kinni hoida või siis äkki mõne isegi tagasi võidelda või siis kahanemise kiirust vähendada. Aga kuskil mujal võib see teistmoodi olla, et näiteks teatrid äkki teevad nii ägedaid tükke, et inimesed annavad oma taskust iga aasta aina rohkem ja rohkem eurosid ära teatritele, mis jälle tähendab, eks ole, et teatrite osakaal siis kasvab. Ma ei tea, kas siis loetakse vähem, seda ma ei tea, aga kui üldine elu jälle nii palju paremaks ei lähe, siis nagu võib-olla kuskilt jälle hoiti kokku. Et kui Armin selle
teatrite näite tõi, siis mul on üks niisugune väike kommentaar siia juurde, et mulle tundub ka see toimib väga hästi, et see on, ma ei vastanud küll selle konkurentsi küsimusele päriselt, ma vabandan, aga et sinna, kuhu lähevad toetused, sinna tuleb ka publiku raha juurde. Et noh, ja ma arvan, et teatrite puhul on see nähtus töötab. Et vaadates nagu rahastamisarve Kultuurkapitalis, näiteks otsetoetusi teatritele võrreldes kunstiinstitutsioonidega, võrreldes palju teiste institutsioonidega, mis on ka väga loogiline, et teater ongi väga kulukas, eks see nähtus. Aga ma arvan, et ka publik liigub sinna, kuhu lähevad toetused, et see tekitab siukse siis, noh, ma ei tea, aga minu meelest on ohtlik rääkida kultuuriväljal nagu turuterminites, et kui me ütleme, et see on turumoonutus, siis me teeme teatava vea, mulle tundub. Mis vea siis? Mulle tundub, et see on viga seisneb selles, et kui me hakkame kultuurinähtusi vaatama kui turgu, kui konkurentsi omavahel, seesama, et noh, teater ja kirjandus konkureerivad justkui kui mingid majandussektorid, siis see võib anda küll hea niukse analüüsi lähtekoha, kui me hakkame vastavalt sellele käituma kui loojad, siis mul tundub, et see tee on pigem nagu tupik, ma tahaks näha seda sama võimalust siis loojatel tegutseda siiski vähemalt teatud situatsioonides ilma selle nähtamatu käe ja konkurentsi survet. Minu meelest on selliste vabade tsoonide loomine just asi, mida saab Kultuurkapital teha. Ja. Ütleme kirjandusest rääkides, siis ma arvan, kirjanduse puhul kindlasti on asi, mida turunduseks nimetati, on eriti oluline. Tähendab, sa oled kirjutanud väga hea raamatu, eks ole, ütleme uus autod turul, kui keegi tea, et see raamat on poes või isegi ütleme, väike kirjastus, konkreetselt kogemusi tean, kui see raamat on lette all poes, sest raamatupoodil on suurte kirjastustega diilid, kuhu raamatud pannakse, tähendab, keegi ei tea seda raamatut küsida sealt. Ja nüüd, kui ei ole kas vahendit või oskust seda turundust teha, siis see mäng on läinud nagu aia taha. Muidugi, aga seda me ka ei oota, et kirjanikud hakkaksid käima raamatupoodides ja tõstma oma raamatuid alt riiulist üles, nii nagu teevad näiteks, ma ei tea, Aura müügimehed, eks ole, supermarketis. Aga siis pigem jälle küsimus see, et nii-öelda iga Kingsepp väga oma liistude juurde, ehk siis, et kui loovisikult eeldatakse ka, et ta on hea oma kunstimüüjad, siis tegelikult üks, mis on küll arenev Eestis, aga suhteliselt ikka veel lapsekingades on nii-öelda nagu agendisüsteem. Ehk siis, et keegi teine ostab nii-öelda nagu loovisikuna teenust kelleltki, kes teeb seda, mida tema paremini oskab, ehk siis tegeleb sinu loomingu müümisega, et noh, ei tea plaani seda noogutad, et kunstimaailmas ilmselt see agendisüsteem on kuidagi kõige aktiivsemalt arenev praegu. No kunstigaleriid, eks ongi oma olemuselt seda ja ütleme heas situatsioonis on ju see, kus galerii panustab kunstnikku ehk siis toetab seda kunsti, võimaldab tal näitusi, hangib raha selleks, et näitused korraldada, nii-öelda siis turundab seda ja jätabki siis sellele kunstnikule loodetavasti alles siis selle vabaduse luua. Et nii see võiks toimida, aga Eestis nagu kunstiturust laias mastaabis rääkida on igatahes veel väga vara ja nagu selle turu toel ei juhtuks meil siin ainuüksi selle turu toel, ma väga austan neid inimesi, kes kunsti ostavad, aga ainuüksi selle turu toel ei toimiks meil siin suurt mitte midagi. Kas teie käite ise müümas oma teoseid või on teil meeskond? Mina oma raamatuid ei müü. Sellega tegelevad raamatupoed ja kirjastus, aga kunstist ma arvan, vaata kui Daniel, sa rääkisid, et eks ole, hea galerii võtab nagu kunstniku pealt selle paljuski sageli ebameeldiva töö ära, et turundus, müük, siis hea galerii ei häbene tulla kunstniku juurde tagasi ja ütelda, et teeme natuke nii. Mitte palju, teeme natukene nii ja müüme 3 korda rohkem. Tean, see kohe jälle nagu mõjub sellise sekkumisena ja kunstniku vabaduse piiramisena, aga see on jälle see küsimus, et teenime natuke vahepeal raha ja siis teeme jälle kunsti edasi, et kui neid on võimalik nagu kokku panna, siis
miks mitte? see ongi seesama, et on vaja nii toetusi ja minu meelest on nagu suur vajadus tegelikult pikaajaliste toetuste ehk stipendiumite järgi Eestis olemas, kui ka siis toimivat nii-öelda siis kunstiturgu. Et kui nad koos olemas on meil väga hea situatsioon, et me saame siis nagu mõlemad pooled kaetud. Oleks ideaalne. No nagu ma olen aru saanud, et läänes ainult väga tippkirjanikud on ainult kirjanikud, enamasti nad on õppejõud või raamatukogudes, et tal on mingi amet, mis toob pidevalt sisse. Sama kehtib kunstnike kohta, selles mõttes, et kui vaadata globaalselt, ma arvan, et see on võib-olla, ma arvan, et see on ma pakun, et ma lugesin numbrit, et see oli 8% kunstnikkonnast või isegi alla selle, ütleme, ta kindlasti ei olnud üle 8, kes siis elab sellest, et suudab oma igapäevase eksistentsi katta kunsti tegemisel. Maailmas? Jah. Mulle tundub see päris kõva protsendina tegelikult, kui hakata mõtlema, kui palju võib kunstnike maailmas olla. No kokku on neid päris palju, jah. Kas ma sain ka aru, et eeldus on, et või nagu ideaal oleks, et saaks nii-öelda täistööajaga tegeleda ainult oma kunstiga? Ma arvan, et inimesed, kes on nagu kirglikult kunstnik olemise juures või on kunstnikud, loomulikult teeksid seda kõige parema meelega. Ma usun, et see on nii. Ma arvan, et kui inimene on loominguline, siis ta peab olema loominguline igal alal. Nii et ideaal oleks see, kui sa suudad endale leida sellise töökoha, mis langeb sellega kokku, mida sa muidugi teeksid, aga ta võtab sult aega minimaalselt ja toob maksimaalselt sisse. Ma olen nii ja naapidi mõelnud, aga kuidagi ma mõtlen, et kirjandusest jälle rääkides, et kui nendel maailma klassikutel ei oleks nii keeruline ja raske elu olnud, et kas oleks sündinud neid ägedaid teoseid, et teatud mõttes mulle tundub, et kui sa lood nagu loojale kõik mugavused, et ta ei peaks mitte midagi muud tegema peale loomingu, et ma suhtuks skeptiliselt, et äkki see on ohtlik. Ma ise ka mingi hetk mõtlesin, et kirjutamine nii lahe, et keeran ärile selja, müün kõik maha, hakkan kirjutama. Ma olen nii õnnelik, et ma seda ei teinud, et see oleks nagu otsus, mida ma oleks eluaeg pärast kahetsenud, et kuidagi mulle tundub, et just tuleb kogu aeg laveerida, otsida mingisuguseid neid ahtaid võimalusi ja hoida ennast heas mõttes nagu pinges. Minule sobib nagu see rohkem kuidagi. Ja see on muidugi üsna selline romantistlik lähenemine, et kui see peabki kannatama, et ma ei tea, kuivõrd me kõik tahame sellega nõustuda. Aga tegelikult... Võib-olla see pole päris see, mina ütleks, et see on pigem, et kui on nagu väga mõnus olla, siis miks ma peaks veel midagi tegema? Kohus laiskus. Mugavus. See on, tähendab, kui on lihtsalt suurepärane päev ja kõik on olemas ja siis ma peaks minema laua taha ja hakkama, sest igasugune loominguline töö tähendab seda, et mingil hetkel see muutub, sa pead teostama selle, see on rohkem nagu mehaaniline, sõltub jälle alast tähendab. Aga see, et kui sa pead mitte millestki midagi tegema, see on äärmiselt energeetiline protsess ja inimene on nagu optimiseeritud loom. Tähendab, kui sa saad lihtsamalt, siis sa ei tee keerulist. Tähendab, kui ma näen, et aga tegelikult puud on vaja lõhkuda ja nüüd peaks stsenaariumi kirjutada, siis puud on vaja lõhkuda ja puude lõhkumine on tegelikult kergem kui stsenaariumi käima saamine mingis momendis. Tegelikult äkki oleks siin esimene soovitus nagu Kulkale, et teeme katse, et valime igast valdkonnast inimese välja ja tagame talle 5 aastaks näiteks kõik. Päriselt ja see on meie kokkuleppe ja vaatame. Ma arvan, et 5 on liiga palju. Aga seal siis peaks defineerima, mis on kõik. See on mingil hetkel, ma ei ole selle vaatega rahul. Et siuke, ütleme, väga hea elatustase, et kui ta näiteks 4-liikmeline pere, ta on ainus toitja, et anname talle iga kuu näiteks 3-4 tuhat eurot. Ilmselt selleks, et tekiks selline nii-öelda päris kaardistamatuse tunne võiks olla see süsteem selline, et kohe kui raha saab otsa, siis saadad Kulkale sõnumi ja sealt tuleb juurde. Ükskõik kui palju siis läheb täpselt see 5 aasta jooksul. Ja ärme telli talt mitte midagi, et ütleme, et sul on vabad käed, tee mis tahad. Ma ei tea, kuidas nüüd, aga Soomes ütleme mingi
paarkümmend aastat tagasi neil oli kunstnikel niisugust 15-aastase stipendium. See oli see ei olnud väga suur raha, aga tähendab, kui sa tead, 15 aastat, ongi see, eks ole, sa oled lihtsalt kunstnik. Okei, aga ma ikkagi saan aru, et sinu nagu idee, miks seda teha, on ikkagi, et tõestada, et sel juhul kunstnik sellest inimesest kaob ära ja perele hästi makstud loovisik. Seda pakkus Priit välja, mitte mina tegelikult. Ma ei tea, äkki tulevad suurepärased teosed, ma täiesti iroonia vabalt nagu pakuks välja sellise katse. Aga siis tuleks kuidagi nagu, ma ei tea, kas loosid eel võtta või mitte eel läbirääkimiste korras. Et selles mõttes nagu väike karistusena, et kui loosiratas jääb, lotto jääb sinule peab pidama. Võib-olla siis kõigepealt selekteerime välja, kes on huvitatud loosis osalemast, et see ei oleks karistus. Aga võiks siis äkki teha kohe selle loomingulise tegutsemise keelu sinna juurde, et see inimene ei tee mitte midagi järgmised 3 aastat, et see oleks ka ametlik. Ma arvan, et tegelikult ju seda saab, eks ju, et Kultuurkapitalil on võime hinnata käimasolevaid projekte. Ehk siis, kui me vaatame seda, et ka praeguste Kultuurkapitali stipendiumite puhul tegelikult esitatakse nii tööplaan kui ka see, mis ennem tehtud on. Ja tavaliselt see tööplaan koosneb üsna reaalsetest asjadest, et ongi sõlmitud mingisugused kokkulepped mingite näitustega, teiste partneritega ja see stipendium saakski tagada rahulikult nagu nende asjade elluviimise, mis seal tööplaanis on, eks ju, et see ei pea ju käima niimoodi, et me lihtsalt sellesse ma ei usu, et nagu anname lihtsalt raha kellegi. See oleks suhteliselt jabur. Kui nüüd tagasi minna reaalsuse juurde, siis minu arust üks nagu suuremaid probleeme on, see ei puutu mitte ainult Eestist, ma tean natuke muudes maades ka. Tähendab, et kui on olemas fondid ja selle fondi jagaja, kas on nüüd komisjon või on üksikisik, tähendab, see ei ole tema raha, siis seal hakkavad toimima nagu kaks nagu trendi. Üks on, et see kogu süsteem hakkab devalveeruma, sest raha jagaja peab, kui see on aasta raha, eks ole, ta peab selle raha ära jagama. Ja kui seal ei ole ühtki head projekti, jaga ikka ära, tähendab, järgmine aasta tulevad ainult kehvad, liialdades. Ja teine asi on see, et nüüd otsustajad, kellel see ei ole tema raha, see tähendab, et ta peab ametlikult või mitteametlikult vastust andma, miks ta tegi sellise otsuse. Ja siis hakatakse tegema kergesti põhjendatavaid otsuseid. Eks ole, me andsime raha noorele filmitegijale, eks ole. Me andsime sellele, kuivõrd see on väga oluline sotsiaalne teema. Tähendab, nii see kui teine näiteks on totaalne jama, aga tähendab, keegi ei saa kinni võtta ja öelda, et miks sa andsid totaalsele jamale, sest see üks oli sotsiaalne, teine oli noor autor. See küsimus jääb ju alati, et kas see kunstiteos nii-öelda siis tõesti rikastas meie maailma, mis selle raha tulemusena... Küsimus selles, et ei võeta riske. Tähendab, ei võeta riske, ütleme see, kui mul on väga palju raha ja ma olen otsustanud, et ma nagu finantseerin Eesti filmi tegemist, eks ole, ma võin, tähendab, panna selle raha mingi, mis tundub täiesti jabur projekt tulevat, aga ma näen, kuidas see poisil silm särab, tähendab, ja võib-olla ma jään oma rahast ilma, eks ole, võib-olla sealt tuleb väljapaistev teos. Sellised praegu toimivad süsteemid annavad sihukest suurepärast halli keskmist pidevalt väikeste eranditega. Selle mõttes natuke nagu toetaks seda mõttekäiku just selle mõttes, et tegelikult ju nimelt ministeeriumi tegevustoetused peaks olema see, mis hoiab nagu vundamenti üleval, eks ole, mis annab Kultuurkapitali just võimalus olla tõesti selline riskikapital ja investeerida asjades, mis võib-olla tõesti ei tule välja, aga järgmises vestlusringis, järgmises plokis me kindlasti sihtkapitalide esindajatega kõnelemises pikemalt, aga et Daniel, kas te reageerite sellele? Ma ei oska öelda, kas see on allkeskmine selles suhtes, et ma ikkagi näen nagu seda, et või ma päris nõus ei ole, et see on allkeskmine, ma küll vaatan kunstivaldkonda, eks ju, Eestis põhiliselt. Siin on väga säravaid noori tegijaid, kes on saanud Kultuurkapitalist
toetust ja väga ägedaid projekte ja ka julgeid projekte. Loomulikult on alati kollektiivne otsustamine on problemaatiline ja mingisugused asjad võib-olla nivelleerib, et õudselt tore oleks näha siin ka niisuguseid tugevaid erametseene, nagu me läänes näeme, kes võtavad 1 või 2 kunstnikut ja siis töötavad nendega, finantseerivad nende tegevust, eks ju, et see ja võtavad riske vastavalt sellele oma sisemisele äratundmisele. Jah, aga ma arvan, et siinkohal nagu lubasin, et pool tundi me lobiseme ja siis ma annan vahepeal võimaluse küsida küsimusi saalist. Mikrofonid nii siin, Paulik, ma sooviks kohe. No aitan sind, said sisse. Kostab hästi. Nii, aitäh huvitava sissejuhatuse eest ja huvitava esimese paneeli eest. Ma püüdsin enda jaoks määratleda, mis on see põhiteema tänasel konverentsil ja see väga lühidalt kokkuvõetuna on see, eks ole, riigi ja kultuuri, riigi kui poliitilise haldusmehhanismi ja kultuuri suhe. Ja ma ei ole võib-olla päris nõus lugupeetud moderaatoriga, kui te ütlesite, et tellisite nagu 2 avaettekannet, mis oleksid äärmuslikud ja mingis mõttes nagu vastandlikud. Minu arust lugupeetud Tõnu Viigi ettekanne oli akadeemiline, objektiivne ja vaatas kogu selle võimaluste maastiku üle. Ja lugupeetud Rein Langi ettekanne oli, et mismoodi see realiseerub ja on realiseerunud erijuhuna viimaste aastate Eestis. Ja nad ei olnud vastandlikud, vaid üks oli üldistus ja teine oli tähelepanek konkreetsest elust siin ja praegu. Ja nüüd, kui veel kitsendada selle põhiteemat, siis ta tegelikult ei ole ju mitte lihtsalt riigi ja kultuuri suhe, vaid demokraatliku riigi ja kultuuri suhe, sest diktatuuririigi ja kultuuri suhe on väga selge. Ja selle on minu silmis kokku võtnud üks kadunud ja mitte kunagi kaduva Artur Alliksaare tsitaat katkend tema ühest pikemast luuletsest, mis on pühendatud Mandelstami mälestusele ja see on nii, et diktatuuririigi suhe nüüd on seal väljendanud nõnda. Laut on kui loomingus loodud, põhud on pehmed ja head, küllalt kui söödud ja joodud, peremees silitab pead. See on diktatuuri ja kultuurilooja suhe. Aga nüüd demokraatlikus liigis on need asjad kindlasti palju peenemad ja keerulisemad. Ja siit tuleks mu küsimus mitte lugupeetud panelistidele praegu, vaid professor Tõnu Viigile. Et mind intrigeeris väga see, kui te rääkisite nagu riigi kui poliitilise mehhanismi, eks ole, eesmärkides kultuuri suhtes. Ja te eristasite või jätsite nagu nende poliitiliste eesmärkide hulgast välja loovuse edendamise, loovuse levitamise ja tähenduste omistamise. Et need nagu oleksid kultuuri sellised kvaliteedid, mis nagu ei saaks olla riigi kui poliitilise mehhanismi või siis ütleme ka erakondade ja nii edasi. Ei saaks nagu kuuluda nende eesmärkide või kultuuri toetamise kriteeriumide hulka. Et kas te natuke räägiksite selle lahti, miks te arvate, et loovuse edendamine üleüldse ühiskonnas ja tähenduste loomine igapäevase elu nähtustele ei saaks olla poliitiline eesmärk riigil? Ma täpsustan siis nii, et ma arvan, et loovuse edendamine on vägagi väärt poliitiline eesmärk ja seda tasub teha. Mina proovisin vastata küsimusele, kas professionaalsete kunstivormide doteerimine, ühesõnaga niisuguste kunstivormide ellu kutsumine, mida turu vaba käsi ellu ei kutsuks, kas see aitab kaasa loovuse edenemisele ühiskonnas? Ja ma pakuks, et üldiselt ei aita või vähemalt sellest on palju paremaid, otsesemaid ja efektiivsemaid meetmeid ühiskonnas loovuse tõstmiseks. Eelkõige tuleks see raha suunata sellisel juhul haridusse. Et ühesõnaga see argument on nagu kunstide toetamise pealt ei toimi. Nüüd selle tähendusloomega vastupidi. Mulle tundub, et just nimelt niisuguse
tähenduseloome horisontide laiendamise eest vastutamine, niisuguse tähenduste võrgustiku loomine, mida me Eesti kultuuriks nimetame, mis oleks avar nagu maailm. Kui meie kultuur ei ole avar nagu maailm, siis me hakkame siit ära tahtma. Ja selleks just nimelt olemegi me võtnud endale peaaegu selle üle jõu käiva ülesanne hoida kunstlikult elus niisuguse kultuuri välju, mida nagu turg elus ei hoiaks. Ka seal, kus tõesti sellest maksumaksjale palju niisugust otsest kasu ei ole, ainult seda pidi siis, et võtab ära temalt tunde, et ta tahaks, et tema lapsed siin kasvaksid. No see paralleel nende teedega, kus inimene kunagi ei sõida. No, et kas mulle meeldiks olla niisuguses keskkonnas või ruumis, kus saabki liikuda ainult selles kohas, kus ma olen harjunud liikuma, päris kuidagi ahistav oleks olla. Aga see võiks siis olla, ühesõnaga niisugust selgitust või sellist argumenti minu meelest, ühesõnaga ma poliitilistest dokumentidest ei leia. Mulle tundub, et poliitikud ei ole neid sellist argumenti märganud. Aitäh. Veel küsimusi, kommentaare? Siin on üks. Ja, suur tänu. Olen Ülo Siinma, et räägin väikse loo ette, et saaks aruks, miks ma niimoodi küsin. Et Peep Vainu, ma usun, et tunnevad päris paljud inimesed siin saalis ja ma ikka aeg-ajalt vahetame ta ka meile, aga siis ta ütles, et ära mulle enam meile saada. Ma tean, ta tuli just Olympic-Casino sealt nõukogust ära ja ütles, et ära mulle enam meile saada. Siis saime taga kokku kuskil pool. Ma olin just enne käinud presidendi kärajatel ja siis saatsin talle ühe meili sellest, millest Tõnu Õnnepalu presidendi kärajatel rääkis. Ja siis ta ütles mulle, et jaa, see oli väga hea, et edaspidi saada mulle niisuguseid meile, mis mind kõnetavad. Ja nüüd ongi mul küsimus kõigile teile, Tõnule ja Reinule ja neljale teie siin, et öelge palun teie arvates, siin me räägime riigist ja kõigist asjadest, et öelge palun see teema, mida me siin täna arutame, et kui suurt osa ühiskonnast see kõnetab, kui suur osa saab üldse aru, et mis me siin täna räägime ja kui palju neil on aega selle peale mõelda, aitäh. Huvitav, kes alustab vastamisega? Mina olen moderaator, ma pean alustama. Nii et Armin, nagu lasteaias. Nii ohva küsimus. Ma ei tea, kui suurt osa peaks kõnetama selline saalitäis peale iseenda veel. Kui tuleb saali nii palju inimesi, siis me ju kõnetame üksteist siin. Ma ei tea, ma ei oska midagi targemat. Ma arvan, et võib-olla äkki aitaks kaasa sellele, kui see küsimus esitada sellisel viisil või püüda sõnastada sellisel viisil, et see kõnetaks võimalikult paljusid. Sellepärast, et kui me vaatame, kui jääda, mis mulle väga meeldis Veiko Numpu veide, et ma ei tarbi kultuuri, ma elan selles ja me kõik elame kultuuris, eks ju, et siis peaks kõnetama kõiki inimesi. Kui näiteks Erki Sven Tüür ja Arvo Pärt räägivad mingist konkreetsest muusikateosest ja ma seda kuulan, kas see kõnetab mind või ei? Põhimõtteliselt ma ei saa midagi aru, aga ma arvan, et neilt sõna ei maksaks ära võtta. Tõnu, Rein, soovite vastata sellele küsimusele? Mikrofoni saab näed sealt. Tõnu ja siis Rein. Kui vastata sotsioloogiliselt sellele küsimusele, siis päris väike on see hulk inimesi, aga sellest ei maksaks heituda. Väga paljud asjad ongi vähestele ja selle osa äravõtmine viiks minu tees on, et selle osa äravõtmine viiks meid ikkagi olukorrani, kus ka see enamus, keda ei huvita, nad ei tahaks enam selles keskkonnas elada. Aga kas tohib, mul on ka sotsioloogiline selgitus Rein Langi esimesele teesile. Aga seda küsimust on sotsioloogid uurinud ja see oli sul sõnastatud seal kuidagi nii, et ega sa ei aitaks mulle öelda. Või see on slaid, või see on ainult slaidil.
esimene oli see tabel, aga ei, sel juhul järgmine, et miks nii vähesed, et miks, mida rohkem rahastada kunsti ja kultuuri, seda rohkem on kisa selle kohta, miks kunsti ja kultuuri nii vähe rahastatakse. Sellel on täiesti teaduslik sotsioloogiline seletus, miks see nähtus niimoodi on. Ja põhjus seisneb selles, et kunsti ja kultuuri väljal jagunevad sissetulekud väga ebavõrdselt. On väike eliit, kes saab päris suure osa sissetulekutest, elab päris hästi, ja päris suur hulk inimesi, kes saavad keskmisest palju väiksemat sissetulekut ja kes on oma olukorraga üsnagi rahul. Nii et kui me rahastame kultuurivaldkonda niimoodi, et selline ebavõrdsus nende saajate vahel jätkub, siis paratamatult on niimoodi tõesti, et mida rohkem rahastada, seda rohkem inimesi ei ole rahul, sest kultuuriväli on rahastatud niimoodi ebaühtlaselt ja väga hierarhiliselt. Jah, sellepärast ma selle 10. pildi peale selle ühe mehe pildi paningi. Aga kui siin ma täpsustaks, et mis küsimus see siis nagu peaks ühiskonda kõnetama, et kui me räägime üldiselt kultuurist, siis see kõnetab väga laia osa Eesti ühiskonnast. Kui me räägime kultuuri rahastamisest, eriti riiklikust rahastamisest, ma väidan, et see huvitab tõesti üsna väikest osa. Aga kõik on veendunud, et seal on asjad halvasti. See on üldine arusaam. Tohib repliiksid, et ma usun, Rein, ma olen sulle saatnud päris palju meile, kus ma olen toonud välja olukorra, kus on ühiskonnas, kus meie 650 000 ütleme maksusaaja, need, kes ütleme on arvel, kes maksavad maksu ja kelle kohta mingid andmed olemas, nendest siis üle poolte saab 400 euri või miinimumpalka ja vähem, et selles tingimustes me ei saa osta maale, me ei saa kinos. Ma olen nüüd viimased 6 aastat proovinud ise elada 400 krooniga kuus. Varem ma tegin välja kõvasti meeskooril igal pool, aga nüüd käisime Gruusias, pidin ootama, kui teised mulle välja teevad, midagi ei ole teha, et ei jää raha. 300 läheb üüri peale, 50 läheb lastele, 50 läheb tarbimiseks. Et kui ma ajakirjanik ei oleks, ma ei saaks kuskilt osa võtta. Selline on arv. Ja neid ei kõneta niuke asi. Ja aitäh repliigi eest, et ma arvan, et lähme siit sissetulekute juurest natukene laiemaks ja üldistame võib-olla äge. Ma ei kuulnud vahepealset arutelu, sest ma tulin siia, aga ma kuulasin Postimehe vahendusel kodus kahte esimest ettekannet ja muutusin väga kurvaks. Mitte ainult sellepärast, et me pühime niimoodi turulaia käe ja labida ja kühvliga kõik selle, mis ei teeni ennast ära niimoodi üle lauaserva. Lisaks tekkis mul selline tunne, et kultuuri, mitte et ma oleks suuri institutsioonide eest võitleja, muidugi on seal nõukogude aegne see vahel see niisugune ja need võitlused seal väljal on teravad, kes saab rohkem, kes vähem riigieelarvest, aga ometi see lai mõte, humanistlik idee, valgustusidee on ju seal sellel, kõigel sellel, mis algab nii rohujuure tasandilt ja millele alati peale makstud ja mis ei pea ja ei saagi ennast mitte kunagi ära tasuda. See kuulub ühe niisuguse küpse kultuurrahvaks tahtmise, olemise juurde. Et siis me ei saa mitte kunagi kõike mõõta ainult rahas ja mitte kunagi ei saa olla ei kultuur ega haridus kasumlik. Mitte kõik. Ühel hetkel hakkab ta teenima ja mida laiem on see kiht, kuhu nii-öelda riigi kuluga ja hoolitsusega sisse pannakse, seda kõrgemad on ka meie tipud. Ja me ei tohiks sellest rääkidagi teisiti. Aitäh! Aitäh! Kas on veel küsimusi, kommentaare? Mis puudub kõnetamist, ma kiiresti vahepeal lugesin üle Postimehe ülekande kommentaarid. Teatavasti mida vihasamad ja mida rohkem neid on, seda rohkem kõnetab. 12 kommentaari, positiivsed veel ei ole. Jäägult kõnetab. Aga nii, seal on Jaanal üks küsimus, kommentaar. Jaana Karilaid, Eesti Kultuurikoda. Ja mul on kõikidele panelistidele 2 küsimust. Te mõttevahetuses tõite välja sellise ideaali või idee, et loojate loomingule võiks olla turgu.
ja küsimus teile on, et kas te olete oma valdkonnapõhiselt mõtisklenud või analüüsinud, et mis sellel turul tulevikus toimumas on, et kas see turg on pigem kahanev, kasvav ja teine küsimus oleks, et mida selleks teha, et see turg oleks pigem kasvav ja neid noori oleks vähem, kes märgiksid sellest Eestis, millest Armin rääkis, kultuuri väärtuslikuks ilminguks interneti. Aitäh! Nii. Et mida teha selleks, et eestlasi näiteks juurde tuleks, et neid küsimusi on hästi palju, et kuidas trende muuta. Mina ei tea vastuseid kahjuks. Aga sul tundub, et kirjandusturg on pigem kahaneb või kasvab? Ma ei ole niimoodi statistikasse nina toppinud, aga ütleme, selline üleüldine halav nivoo näitab seda, et loetakse vähem. Ja samas, mis vist üldse toimub nagu maailmas, et loetakse palju erinevamaid asju, et ei ole niimoodi, et kõik loevad, eks ole, Tammsaaret või Lutsu, et loetakse imeasju ja ma ei oskaks üldse niimoodi mõeldagi, et sellesse peaks kuidagi sekkuma, et ei, et me peaksime lugema kõik jälle Kivirähki Harglat ja Genderit näiteks, et siis on nagu asi parem, kui et me loeme sadu näiteks Eesti autoreid, kellest enamuse nimi ei ütle enamusele jälle nagu mitte midagi, aga võib-olla näiteks jälle 500 inimest teavad. Mulle tundub, et see on mingi selline osa maailma trendist, et kõik killustub, kõik pihustub ja lõpuks on nagu üks molekul vaatab teisele molekuli otsa ja see ongi nagu. Ja kusjuures alati jäävad muidugi mingisugused tipud, mida kõik loevad ja see tipp ei pruugi üldse olla nagu kunstilises väärtuses tipp, vaid ta on mingi selline, ma ei tea, mood või, aga sinna tippu võib jõuda ka mingi väga, väga äge asi, et ühtegi soovitust paraku ma vist välja ei oskaks küll midagi võluda siin. Et 24 tundi meil on, keelake internet ära ja hakkavad kohe lugema. Priit. No Eesti on nii väike, et väga paljudele kunstiliikidele ei ole turgu ja ei teki ka tõenäoliselt. Siit jääb kõrvale teater ja muusika, mis on nagu lokaalselt, aga eriti animafilm, Eesti animafilm on selle, turg ei ole õige sõna, selle kodu on nagu pigem Eestist väljapool, tähendab, ja kui mingist turust rääkida, need on pigem sihtrühmad, mis on üle maailma hajutatud ja jällegi turg on majandustermin, see peaks midagi sisse tooma. Ega nüüd see, et sul on fännid Jaapanis ja Brasiilias, tähendab, see palju sisse ei too, aga see võib sind sinna viia, et see on selles mõttes ka sisse too. Mina arvan seda, et mida ma ka välja tein siin, et toimiv kunstiturg oleks väga hea nähtus. Aga see ei saa olla ainukene asi, mille najal toimub Eesti kunstielu. Et esiteks ei ole piisavalt mahtu ja teiseks ma näen seda, et seesama nii-öelda siis turusund piirabki ära teatud mõttes selle loomingu. Paratamatult, et kui me asetame asja ainult turule, eks ju, kui me minu jaoks on see küsimus selles, et kui me seame nagu põhiliseks inimvabaduseks turuvabaduse, siis ma arvan, et see on, ütleme, et sellises ühiskonnas mina ei tahaks elada, et kus see ongi põhiline vabadus, et on veel teised vabadused olemas. Üks neist on loominguvabadus ja seda saab toetuste kaudu siis arendada. Et inimestel see loominguvabadus mingisuguses ajalises hetkes olemas oleks ja see on väga tähtis, ma arvan. Mida teha selleks, et kas kunstiturg on kasvav või kahanev? Ma arvan, et on globaalselt kasvav, aga ma ei ole kindel, et see on see, et see kuidagi kunstile ka kasuks tuleb. Et ülemine ots kunstiturust, globaalsest kunstiturust on samasugune spekulatiivne kasiino nagu umbes väärtpaberiturg. Ups, downs, investeerimine, spekulatsioonid, hinnamodifikatsioonid läbi suurte näituste, sümboolse kapitaliga ja nii edasi. Kuidas inimesi juurde tuua nagu kunsti, siis esimene asi, mis minu jaoks väga oluline, on kunstiharidus.
ja kunstiharidus, et õudselt tore on näiteks näha Bruce Naumani näitusel Hamburger, Hamburger oli. Ma veetsin seal pool päeva ja ma nägin, ma arvan, selle jooksul 6-7 lasteaiarühma seal käimas. Ma arvan, et ma tahaks näha ka sellist asja Eestis. Eestis kunstiharidusest võib-olla see on natuke kohatu näide, aga me võtsime eelmine aasta, need tahtjad olid 41 noort inimest, kes tahtsid EKA animatsiooni osakonda sisse astuda. 2 tükki välja arvatud, neist keegi ei osanud nimetada ühtki Eesti animafilmi tegijat, vähe sellest. Üldse fakt, et Eestis on animafilm. Mis te räägite, keegi polnud kuulnud sellest. Nad olid teinud otsuse, et vähemalt oma järgmised 3 aastat on nad sidunud animaõppega. Selle kohta ei oska nagu palju midagi öelda. Taaniel rääkis haridusest, mul tuli selline näide, mille peale ma just olin kodus mõelda, et miks see nii on, et mul käib poiss 7. klassis ühes nendest koolidest, mida peetakse nii-öelda eliitkoolideks. Ja siis ma nagu uurisin, et ma ei ole sinna ammu lugemas näinud, et ma tean, talle lugemine ei meeldi, aga ma küsin, aga kas kool nagu ka ei taha, et sa loeks midagi, ja need 6 kuud ei olnud kohustuslikku kirjandust. Küll nad seal programmeerisid, et igalt ime asju tegid, aga see kuidagi nagu torkis jäi meelde, et ohoh. Siit on nii lihtne kuidagi nagu hästi masendusse vajuda, aga võib-olla ma just seda vaataks optimistlikult neid samu 41 noort, kellest 39 polnud Eesti animafilmist midagi kuulnudki, et nad ei ole midagi kuulnudki Eesti animafilmist, aga nad tahavad saada osaks sellest. Võib-olla see on mingi rahvuslik alateadus, mis sunnib neid ikkagi tegema. Ja see küsimus, kuhu ma tahan jõuda, on see, et kui me oleme rääkinud, et Eesti turg ongi nii väike, mis mõnes mõttes siis ka seab piirangud sellele loomingule, mis siin tehakse, siis on nii-öelda ainult majandusloogikast lähtudes on ju järgmine normaalne samm see, et sa leiad konkurentsi eelise, eesti keel see kindlasti ei ole. Ehk siis, et siit on järgmine küsimus kohe, mis me oleme ka välja hõiganud, et mis võikski seal nagu esimese paneeli lõppu olla, et aga sellises olukorras, miks peaks tegema eestikeelset kultuuri aastal 2030 veel näiteks? Ainult sellepärast, et oleks vaja teha eesti kultuuri, kui mulle tundub, et eks ole see eesti keel, see meie keel on meie kultuuri alus, et kui võtta see ära, et mis jääb meie kultuurist järgi. Ja kui sa niimoodi küsid, siis on ju proovitud kirjutada inglise keeles raamatuid, anda neid Inglismaal välja, teha inglise keeles filme, et muu maailm saaks sellest nagu paremini hakkama. Ja võib-olla veel mingisuguseid asju, kunstis on see üldse lihtsam tõenäoliselt. Aga seda on eelkõige meile endile vaja, aga teiseks, kuna me oleme ka hirmus väike kultuuriruum maailmas, siis seda on vaja ka tegelikult maailmale, mulle tundub nagu tõestada, see on teatud mõttes nagu selline julgeolekuprojekt ka, et väikeseid kultuure, eriti kui nad ei ole kiuslikud ja vastikud, tuleb toetada. Me ei saa ilma toetajateta enam maailmas hästi hakkama, et see on minu arust selline tõdemus ja kultuur on üks, ma arvan, et hästi oluline nagu väärtus, et Eestis teatakse, siin tehakse sellist kunsti, et Eestit on vaja toetada, et jah, et säiliks maailmas selline nagu mitmekülgsus ja mitmekesisus ka kultuurilises mõttes. No jällegi erialadest, animafilm on ja minu animafilmid on reeglina ilma tekstita, kas nad on Eesti filmid? Ma arvan, et ikkagi on, sest ükskõik kus neid näidatakse, tähendab räägitakse, see on Eesti film ja ma usun, et ka mõnigi minu film on vastik ja kiuslik, aga see jääbki meelde. Tahad lisada midagi? Mina lisaks nii palju, et kunstivaldkonna esindajana asi ei ole niivõrd keelekeskne ehk ja kaasaegne kunst on globaalne nähtus. Ja me ei tohiks ära unustada seda selleks, et kui me oleme osa maailmast, eks ju seesama, et need samad teed, millest
Tõnu Viik rääkis, ei lõppe ära Eesti piiriga, et see ei ole kuidagi nagu piiritletud sellega, et küll aga, mis on väga tähtis jällegi siin juures, on see, et sageli rahastamine lõpeb ära Eesti piiriga. Selles mõttes, et näiteks kunsti rahastamine on ka maailmas väga selgelt ja väga suuresti jaotatud riigi piire pide, Eesti lihtsalt. Ja nii nõnda lihtsalt on. Aga sellega ma võtakski esimese kolmandiku kokku ja ma arvan, et me võime teha siit vähemalt 2 järeldust. Üks on see, et armastagem teid, mida mööda me ei käi. Las nad olla seal, neid on vaja teistel. Ja teine on see, et harime ka neid, kes veel ei oska neid teisi teid hinnata, et nad on olulised. Ma tänan praegust, me lähme edasi 12.30 juba Kultuurkapitali siseasjadega. Ma väga tänan meie esimesi vestlejaid.